Tehnika on põnev. Ja oleme otse eetris. Väga lahe. Tervist siis kõigile vaatajatele. Minu nimi on Erki Tammleht ja Most ärikooliga juba mõned kuud seotud ning toimetanud päris usinasti otse-eetrite, livede ja kõige muu kallal, tutvustanud siin erinevaid inimesi, erinevaid ettevõtmisi ja turundusega seotud üle 15 aasta. Natukene ka sisuloomega kursis, et ei ole ka see teema mulle päris võõras, aga pole kunagi toiminud ise nagu selles mõttes, et ma oleksin arvamusliider või nii-öelda mõjuisik, et sellega raha ei ole teeninud. Küll aga enam kujutan ette, mis see on ja täna on meil külas Kristen Otsman, kes paari sõnaga saab ise endast rääkida, et kes ta on, mis ta taust natukene on, et vaatajad võib-olla kõik ei tea teda veel. Et stage is yours. Ja, tervitused minu poolt ka. Eks see põhjus, miks ma siin täna olen, on siis seotud, ütleme, praeguse töökohaga, et Sofa Dogis olen siis müügiesindaja. Ja kui rääkida võib-olla ka sihukest tausta poolt, siis müügi ja turundusega siin circa 7 aastat äkki seotud olnud juba kuskil selliselt, et ütleme seda tausta nagu selle poole pealt on. Erki ütles ka siin, et sisulooja ise pole olnud, et ütleks ise ka siit kõrvalt, et ise sihukest influenceri elustiili väga elanud ei ole. Et selle poole pealt võib-olla ka nagu kogemus puudub, aga varasemalt hästi palju ütleme koostööd saanud teha erinevate sisuloojatega ja seda poolt, et päris täpselt tean, mis on maailmas toimub, ütleme nii. No ma olen ka olnud selles mõttes, nagu, kuidas ma ütlen, et turundajana koostöös ja siis kas tooteid või teenuseid või mida iganes on tarvis olnud, eks ole, nendele sisuloojatele andnud nii-öelda tööülesandeks või võimaluseks tutvuda ja siis oma ausat arvamust avaldada. Aga sisu loomisel, eks ole, et enamus või väga paljud neist teevad seda oma enda konto alt ja nad ise ongi ise enda bränd. Aga mis on üldse Sofa Dog ja miks peaksid sisuloojad liituma platvormiga või miks nad peaksid Sofa Dogiga liikuma? Jah, et kui rääkida võib-olla sellisest hästi lihtsustatud vaatest, et mis see Sofa Dog on, siis tegemist on sisuliselt platvormiga, kus sisulooja saab teha enda kanali ja tema siis nii-öelda fännid või jälgijad saavad seda sisu, mis ta seal postitab, siis mingisugused igakuise tasu eest nagu jälgida. Et miks või kuidas me nagu sinna ideeni üldse jõudsime, ongi tegelikult see, et kui me vaatame nagu sellist igapäevast, ma ei tea, sotsiaalmeediat, TikTok, Instagram, Twitter ja nii edasi, et meil on kõigil nagu antud hästi palju seda võimalust igale poole pääseda, igale poole ligi saada. Ja see on natukene, ma ütleks, tänaseks hetkeks hävitanud sellist traditsioonilist võib-olla peavoolu mingit sihti ja sihukest kogukonna tähendust. Et siin tegelikult on näha ka viimaste, ütleme, aasta-kahega, et kuidas sellised tasulised kanalid on ka väga palju populaarsust kogunud. Et inimesed, jälgijad otsivadki võib-olla sellist suuremat nagu kogukonna tunnet võib-olla oma siis lemmik sisuloojaga, et seda on nagu päris hästi näha olnud. Ja kui rääkida võib-olla ka sihukese sisulooja poole pealt, et miks talle võiks selline tasuline kanal nagu oluline olla, siis on kindlasti see, et fännides, kes seda jälgivad, neil tekib tunduvalt suurem nii-öelda austus ja lugupidamine siis sedasama sisulooja vastu ja kindlasti ka sisulooja enda bränd läheb kordades nii-öelda tugevamaks. Ja mis ütleme, meie platvormi puhul on oluline meeles pidada on see, et kogu see sisu, mida siis sisulooja sinna toodab, see on kõik tema enda oma, et see ei saa platvormi omaks, see on sisulooja enda oma ja ta võib seda kasutada ükstapuha kus mujal iganes ka, et ei teki seda momenti, kus video omanik siis laeb selle video ülesse
ja ta ei pruugi ise sellest väga suurt mingit võib-olla positiivset poolt nagu saada, et hoopis YouTube ja TikTok saavad selle arvelt nii-öelda, ütleme siis rikkamaks või nii-öelda rohkem sisu juurde, et pigem ongi see, et video on tema enda oma, jälgijad on tema enda omad ja ta saab sellest kohe ka nii-öelda mingisuguse siis positiivse nagu tasu. Et see eristab ilmselt ka mõningatest muudest platvormidest, aga kui ma nüüd küsin niimoodi, et te ise olete ennast nimetanud passion economics, et see võib-olla termin ei ole täna veel nii levinud või võib-olla kõik ei mõista seda päris üheselt, et mida te ise selle all mõtlete või kuidas sa kuidas ma ütlen, niisuguse lihtsalt lahti seletaksid, mis asi on passion economy? Jaa, tõesti ma ütleks niimoodi, et on viimastel aastatel nii-öelda rohkem populaarsust hakanud koguma ja sisuliselt, mida siis passion economy endast tähendab, on siis see, et inimene saab siis enda nii-öelda oskused teha ümber siis rahaks ja teenida selle abil passiivset tulu. Ütleme, niisugune väga lihtsustatud nagu väljend sellest, ja kui nagu platvormi vaates sellest rääkida, et me kõik teame Netflixi, Patreoni, OnlyFansi nii-öelda niisugust ärimudelit, mis on ka siis põhimõtteliselt sama, et teatud summa eest pääsed ligi sisule. Et meie loodud siuke passion economy annab siis võimaluse superfännidel põhimõtteliselt piiluda siis enda lemmiksisulooja igapäevaellu, läbida mingeid kursusi, koolitusi, nautida siukest, ütleme siis sellest peavoolu sotsiaalmeediast erinevat ja eksklusiivsemat sisu. Ja võib-olla kui sellest passion economy'st natuke veel rääkida, et ta on jah, selles mõttes uus termin kui selline, aga kui vaadata sellist passion economy nagu väärtust, siis see tegelikult täna on juba siin circa $38 miljardit, et see on nagu väga suur äri tegelikult ja inimesed otsivadki seda võimalust siis, kuidas sellega liituda ja kuidas selle nii-öelda väljendada ennast. No, kuidas ma ütlen, et sa passion economist ma saan aru küll ja tegelikult on ju väga tore, kui keegi oma, kuidas ma ütlen, kirge või seda, mis sind sisemiselt tegelikult leegi põlema paneb, et selle saad pöörata oma aktiivseks või passiivseks tuluks, aga igal juhul rahaks, eks. Aga me oleme senimaani rääkinud niisugusest kirepõhisest või ma ei tea, et mida Henry teeb või mallukas tüüpi sisutootjast, eks. Aga kas seda saavad võib-olla ka kuidagi nutikalt turundajad kasutada ettevõtete või äride vaates, et nad müüvad küll mingit teenust või toodet, aga kas on ka võimalik kuidagi nagu teenida selle pealt, et sa lood mingit sisu? Ma ütleks jah. Küsimus, ma lihtsalt... Ma ütleks jah selles mõttes, et ega täna Instagramis ringi surfates samamoodi, ma ei tea, Nike'il näiteks on enda kontod ja toodavad seal enda sisu ja kindlasti on ka nii-öelda Nike'il väga suuri siukseid näiteks superfänne, kes tahaksidki näha näiteks, mis iganes see sisu seal siis olla võiks, kontorielu, melu, midagi sellist, kuidas mingeid uusi tooteid seal tehakse, disainitakse. Et ma usun, et kindlasti ka brändil on seda võimalust sellist eksklusiivsemat sisu nii-öelda toota. Ja turundajate vaates ma ütleks selliselt, et ma ei oska öelda, kas sellised partnership asjad on nagu kõige paremad asjad, mida teha tasulises kanalis, et ma selle koha pealt jään nii-öelda vastuse võlgu, et eks sisulooja peab ise seda nii-öelda tundma piiri. Aga ma usun küll seda, et kõik saavad nii-öelda selles mõttes passion economist nagu osa võtta, et vahet pole, kas sa oled sisulooja bränd, mis iganes su nii-öelda see taust on. No ilmselt, kuidas ma ütlen, et mulle endale tuleb meelde TikTokis on, ma isegi ei tea, kuidas neid nimetatakse, mingisugused driftikaardid või kolmrattad, millega siseruumis sõidetakse, eks. Ja Tartus keegi tütarlaps postitab TikToki pidevalt videosid, kuidas ta nendega hullumoodi driftib, et ma ei tea, kas ta on selle koha omanik või töötab seal, aga ta teeb seda meeletu kirega, aga muulkord ta postitab sinna vahele, aga kuidas ta oma juukseid värvid ja see näeb välja nagu, kuidas ma ütlen, et nagu tema igapäevaelu ja ta like lendab nagu meeletus koguses, eks. Et miks mitte niisugune võib-olla kirglik turundaja, kes on armunud oma võib-olla sellesse, mida ta teeb, et esiteks tegevusena ja ka võib-olla teiselt poolt sellesse tootesse või teenusesse, mida ta turundab parasjagu.
et why not, et sellest kujundadagi välja selline, no lõpuks ega siis seda toodet annab ka ilmselt rohkem kui ühel moel kasutada, ehk ainult müüa ja osta, eks. Et sellest annab ju ka nii-öelda kirega teha ja tõenäoliselt tekib sinna fännibaas, kes tahaks nagu samastuda, eks, et miks mitte, et ma usun küll, et seda saab turunduses kasutada. Aga sa enne mainisid korra Patreoni ja OnlyFansi, no, mis vähemalt niimoodi esmase kirjelduse põhjal tunduvad suhteliselt sarnased, et platvorm, tasuline, ilma maksmata ligi ei pääse sisule. Et mis teid nendest siis eristab ja miks peaks teid eelistama nendele olemasolevatele platvormidele? Ärimudelist me väga palju ei erine, ütleks niimoodi, et idee on meil kõigil sama, et on mõjuisik, kes loob sisu, fänn ostab seda. Aga mis võib-olla see suurim erinevus, millest tekib, on see, et OnlyFans ja Patreon pakuvad hästi palju nagu erinevaid võimalusi, kuidas seda nii-öelda sisu siis seal teha ja kuidas seda siis üles laadida. Aga mis nii-öelda siis meie niisugusele tugevusele mängib, ongi siis see, et hetkel nemad ei paku nagu mingisugust sellist võimalust, et edastada videot nii sujuvalt ja ühtlaselt, nagu see meie platvormil toimub. Et võib-olla sihuke uhkustamise moment näiteks on see, et meil, ütleme, platvormil saab, kui sisulooja näiteks laeb mingisuguse väga pika video sinna üles, ütleme 2 gigabaiti, üle 2 gigabaidi, midagi sellist, siis meie nii-öelda äpis saab selle põhimõtteliselt siis kasutaja ehk siis lõpptarbija saab selle sekunditega avada ja vaatama hakata ja tarbima hakata. Et see on võib-olla kõige siuksem tugevam eristusmoment ja meie nii-öelda kõige tugevam pluss. Ja kindlasti, mis sellel plussile nagu kaasa mängib, on see, et video on tänasel päeval nagu kõige populaarsem selline tarbimismeetod, et kuidas mingisugust infot või sisu nagu tarbitakse, et alati eelistatakse pigem videot ja ütleks, et mängib päris hästi nagu see pluss tänasel päeval nagu välja. Väga lahe. No, kuidas ma ütlen, et me küll ei ole küsinud, aga sa rääkisid sellest, et see platvorm tegelikult on voogedastus video jaoks, eks ole. Aga ma nagu mõtlen kaasa, eks ole, et okei, et neid videoplatvorme on ju ka, YouTube oli esimene, kes läks väga suureks, eks ole. Aga seal ta natukene on võib-olla teistmoodi, et on selles mõttes nagu vanakoolikas, et sa ikkagi otsid mingit konkreetset videot ja lõpuks like'id ka mingit kanalit, eks ole, aga enamus ilmselt senimaani teeb seda tasuta ja kannatab selle reklaami ära. Mis see teie missioon siis nagu on või et midagi te ju tahate saavutada, et äri eesmärk ei ole ju kunagi olla see, et kopeerida juba olemasolevat ärimudelit ja loota, et mingi market share tuleb, et küll me sellest ellu jääme. Et teie missioon siis võiks olla nagu, et globaalset sisuloojate turgu uuendada näiteks või et räägi võib-olla sellest poolest? Ma ei ütleks selles mõttes, et nüüd uuendada või sellist, et pigem nagu täiendada seda, mis olemas on ja kui nagu sellise missiooni nagu koha pealt ka rääkida, siis ma ütleks selliselt, et mis meie missioon ongi see, et anda siis sisuloojatele rohkem vabadust ja kuidas tänasel päeval sisulooja kust elab, ta elab sisuliselt ainult, kas need on mingid koostööpakkumised ja mingisugused, ühesõnaga, kas ta käib kuskil esinemas, koostööpakkumised, mis iganes seal taustal siis nagu toimuda võib ja see on tema siis sissetulek. Ja ma arvan, et me kõik võime nõustuda, et see ei ole nagu kindel sissetulek ja see kuust kuusse on ju kõigub kogu aeg, et kas suuremaks, väiksemaks. Et selles mõttes meie missioon ongi anda sisuloojale selles mõttes vabad käed, et kui tal on jälgijaskond olemas, siis teenida selles mõttes igakuiselt sissetulekut selle eest, kindlat sissetulekut oma nii-öelda töö ja kire eest. Ja võib-olla jah, et kui rääkida sellest globaalse turu teemast ka, et näiteks YouTube ja niimoodi, et hästi palju on selliseid, ütleme siis internetitrolle, kes anonüümselt või mitte nii anonüümselt kirjutavad igasugust jama põhimõtteliselt siis sinu postitust alla ja nii edasi. Et hästi palju on nii-öelda vaja sellel sisuloojal ka sellist
mentaalset tugevust, et sellest nagu üle olla. Ja et ei võetaks seda nagu pahatahtliku kommentaari võib-olla nii nagu südamesse. Aga tahes-tahtmata on neid sisuloojad, kes selle tõttu sellest ärist, ütleme nii-öelda ka nagu välja astuvad. Et samamoodi nii-öelda siis seda üks asi, et anda sisuloojale sellist vabadust juurde, teine asi sinna kõrvale ka see, et ta saab luua endale niisuguse turvalise kanali, kus ongi tõesti tema nagu fännid, kes talle igakuiselt maksavad selle eest. Ja kogu see sisu on see selles mõttes niisugune positiivne, et inimesed, kes tõesti väärtustavad seda, siis näevad seda. Kuidas ma ütlen, et turg korrastab ennast alati ise, eks ole, et ma saan aru, et teie see billing mudel on, et per fänn saab sisulooja mingisuguse sissetuleku sõltumata sellest, kas ta loob sisu või ei loo sisu. Ja turg korrastab ennast, eks ole, ise ära, et kui ta sisu ei loo, siis ilmselt üsna varsti ta avastab, et tema fännibaas hakkab kahanema jõudsasti ja tema sissetulek langeb, eks. Just. Ja kui ta usinasti sisu loob, siis tõenäoliselt ka fännibaas kasvab ja tema sissetulek kasvab, eks. Aga mis puudutab nagu niisugust negatiivset tagasisidet või see on absoluutselt kindel, et ükskõik mida sa teed, alati leidub kriitikuid, kes mis iganes ajendil, aga ütlevad suhteliselt õelalt. Et kunagi sai ka siin mõttekaaslastega üks MTÜ tehtud, mis tegeles keskkonnaalase eetika ja muu sellega. Me saime ka ikka nii, et verd ja soolikeid lendis ja aeg-ajalt tundsime, et me peaks nagu sotile viskuma ja kaitsma ennast. Aga meiega natukene nagu tegi koostööd või aitas meil niisugust nagu starti teha vaimselt ja oma kogemuse pealt endine Keskkonnaministeeriumiga seotud ja see ütles ka, et poisid, et võtke rahulikult. Et peksa saate te igal juhul sõltumata sellest, mida te teete. Et te teete õiget asja, kui keegi kritiseerib ja ei ole teiega nõus, et ärge jumala eest hakake siin aega raiskama, et ennast õigustada. Et muidu te märkate, et sellest saab teie põhikohaga töö, ilma te sellest raha saaksite. Et ka sisuloojatele, et ärge muretsege, et kui seda kriitikat tuleb, et alati on keegi, kellel on jumal teab, millest okas hinges, eks ole, ja tunneb, et niisugune kommentaari lajatada midagi õelat, et see teeb tema päeva paremaks, et õigustada pole tarvis, teie ajate oma asja, teenite oma sissetulekut ja tegelikult ju ikkagi ega see kriitika on ka maksnud selle eest, et ta midagi saaks kirjutada teile. No just. Aga ma korra küsin niipidi, et see, mis sa räägid, see on nagu natukene ikkagi uus ärimudel, eks ole, et nagu ta veits meenutab sellist nagu kuupalgapõhist tööd, mis koosneb peamiselt boonusest, eks, et sõltuvalt sellest, kui palju sul fänne on. Aga me kõik ju teame, et eestikeelseid inimesi on maailmas umbes 1 miljon ja mitte kõik ei ole selles eas, et nad vaataksid voogedastusest videosid, et mõned on natukene noored ja mõned on natukene vanad selle jaoks. Et mis see teie siht on, et kas vallutada kogu maailm või räägi sellest? No ütleme, pikas perspektiivis on muidugi selles mõttes kogu maailm. Et jah, me oleme Eestis loodud firma ja nii-öelda täitsa eestlast enda kokku pandud ja ehitatud, aga kui rääkida sellisest meeskonnast, mis meil ettevõttes on, siis tegu juba meeskonna vaates on tegu tegelikult globaalse tiimiga. Ja esimesed sisuloojad muidugi olid meil eestlased, kellega me siis seda sisu nii-öelda tootsime, sinna lõime ja kellelt me saime nagu ka väga head tagasisidet ja sellised head nagu case study'd. Et tänaseks päevaks me ikkagi oleme asja juba viinud ka nii-öelda globaalsele turule, et kui rääkida sisuloojatest, kes juba on platvormil või on peatselt liitumas, et siis võingi välja tuua siin Kanada, India, Itaalia, Poola, Brasiilia, et selles mõttes ta on tänasel päeval ikkagi juba niisugust globaalset nagu staapi võtmas. Et välismaalased on ka siiani meid väga hästi vastu võtnud. Et kindlasti ei ole saladus, et Eesti on tuntud kui selline unicornide sünniriik ja väga paljud välismaalased ka seda teavad. Ja tänu sellele ma arvan, et on see vastuvõtt ka nagu tunduvalt positiivsem olnud, et see on nagu päris hästi kaasa mänginud. Viimatine see TransferWise'i või nüüd Wise'i rahaks pööramine, eks ole, et ega see uudis on käinud ka üle maailma, et muidugi see aitab kaasa. Aga ma vist lõikasin sulle kogemata natukene vahele.
Ei, et eks selles mõttes jah, et ma ütleks niimoodi, et kui täna ikkagi äppi sisse logida ja seal ringi vaadata, siis tegu on globaalne sisu on seal juba tänasel päeval nagu olemas. Et eks see globaalne pool hakkab seal järjest enam nagu kasvama. Ma korra küsin nagu niipidi ka, et kuidas teid leiab või kuidas te ise ennast turundate ja kaua te üldse olete tegutsenud või kaua te olete nagu reaalselt raha korjanud ja vahendanud? Kui rääkida sellisest reaalsusest, siis laivis oleme me olnud 4 nädalat nüüd põhimõtteliselt, ütleme niimoodi, et 6 aega on see periood olnud, mis me oleme nagu laivis olnud. Ja nii-öelda seda sisu seal tarbitud on ja sisu loodud on. Et jah, circa 6 aega, ütleks niimoodi. Ja kuidas nagu me ise ennast turundame, hetkel võib-olla kõige populaarsem koht, kus me nüüd turundame, on Instagram. Et seal me jagame erinevaid nippe, ütleme sisuloojatele just, et kuidas nad enda sisu saaksid paremaks teha ja nii edasi. Aga ütleme, selline põhiline turunduse pool on ikkagi sihuke suust suhu ja selline soovituspõhine, et sisuloojate enda vahel ja ka sellised, ütleme, sisuloojate enda soovitusprogrammid ja niimoodi. Et see on nagu kõige põhilisem turundusvaade. Sul on siis maailmast vaja mingit tohutut nimekaid sisuloojaid? Jah, eks meil tänasel päeval selles mõttes on seal päris nimekaid nimesid ka juba olemas. Tahad nimetada? No kõige võib-olla populaarsem niimoodi ma ütleksin on Claudio, kes siis on Itaaliast üks koera fotograaf, ütleme siis niimoodi, et väga lahedat sisu toodab seal oma igapäevaelust ja jagab ka sihukest, ütleme siis tausta sellest, et kuidas ta oma seda koera pildistamist nagu teeb. Välismaa poole pealt võib-olla veel, kes on hästi nagu tuntud, on näiteks TikTokist on selline Balloon Guy, kes teeb siis õhupallidest erinevaid meisterdisi, kujukisi ja nii edasi. Et näiteks ka tema. No TikToki kohta üllatavalt mõistlik tegevus ju. Jah. Aga ma tulen korra nagu raha juurde tagasi, vaata ükski lõuna ei ole, eks ole, tasuta, et kas see maksab ka midagi sisulooja jaoks, et oma kanalit teie juures pidada, ja teine pool on see, et anna natukene aimu, et palju nad nagu teenida võivad, et kui sa ütled, et per unit on nagu mingisugune, eks ole, kopikas kukub arvele või mõned sendid, eks ole, et mis need reaalsed mahud nagu on, et võib-olla see natukene tekitab ka meie vaatajate, see kuulajate sisu rohkem ja arusaamist. What in it for me, on ju? Just. No kui rääkida sisuloojast, teeme mingi näite. Ütleme, et tal on Instagramis 100 000 jälgijat. Siis keskelt läbi, ütleme, selline kogemus on nagu näidanud seda, et 1% sellest on nagu tõelised fännid, kes nagu tõesti tarbivad su sisu ja neile meeldib näha, mis sa teed, on ju. Et see 1% on siis ka see, kes oleks siis nõus nii-öelda sisuloojaga kaasa liikuma mingisuguse teise platvormi peale ja hakata ka tema sisu eest maksma. Kui vaadata sinna kõrvale, ütleme selline keskmine kanali hind, mis meil tänasel päeval on, siis see keskmine kanali hind jääb siin põhimõtteliselt 50 kuni 100 coin'i, ehk siis 3,50 kuni 7 euri kuus. Ja kui ütleme, suhka nagu arvutus sinna juurde teha, et pannagi, et tema kanali hind on 3,56, 100 000-st 1%, on ju, et 1000 jälgijat, siis põhimõtteliselt saaks öelda, et iga kuu on suhka netosissetulek 3500. Ja just miks neto on see, et maksud maksab fänn ise selle summa pealt. Et see, mis temale konto peale nii-öelda tuleb, see ongi tema sissetulek. Ja kui rääkida võib-olla üldse selle kanali hinna suhtes, siis sealt poolt meie nagu mingit moodi kätt ette ei pane, me ei saagi panna, et see kanal võib olla siin 1 sent kuus kuni, ma ei tea, 100 euri kuus, on ju, et kõik sõltub sellest, et mis see sisu seal on, ju. Et sisulooja peab ise arvestama sellega, et kui ta endale sellise tasulise kanali teeb,
siis see on justkui tema jaoks sihuke väike äri, et ta on justkui ettevõtja ja noh, mis on ettevõtlusmaailmas nagu kõige olulisem on see, et klient, kes sinu toodet siis ostab või tarbib, et see väärtus, mida ta selle raha eest, mis ta maksab, saab, oleks suurem, et ta ei tunneks seda, et ta maksab üle. Et eks selles mõttes sisulooja peab ka päris palju nagu mõtisklema selle koha pealt, et kui palju ta sisu nii-öelda väärt on. No eks see on jällegi, eks ole, turumajandus korrastab ennast väga hästi ise, et kohe, kui see fännibaas tunneb, et too much, siis nad lihtsalt ei liitu, eks ole. Aga võtame seda sama näidet, eks ole, et Eestis on küll väga harvad need, kellel on 100 000 jälgijat, aga 3500 eurot on ikkagi Eesti mõistes väga korralik sissetulek, et sa niimoodi delikaatselt nimetasid seda, et umbes, et siuke väike kõrval sissetulek, eks. Aga samas ju ega need sisuloojad tõenäoliselt peaksid jätkama ka kas siis Instagramis või kus iganes muus kanalis nad on senimaani tasuta sisu jaganud, ka seal jagamist, eks ole, ja siis aeg-ajalt tegema neid üleskutseid, et muidu tõenäoliselt kuivab neil see fännibaas kokku ja ega nad ise peavad omale neid taimekesi ette kasvatama, et seal tekib nii või teisiti tekib loomulik rotatsioon, et keegi läheb ühel hetkel ära ja kogu aeg on vaja juurde, eks. Just, et selles mõttes jah, et eks selles mõttes on tavaline, et kogu aeg jälgeid tuleb ja jälgeid läheb, et eks oluline ongi sisuloojal ka endal seda, ütleme, haipi nagu üleval hoida selle koha pealt. Ja kui võib-olla kõrvale tuua teised, ütleme, sotsiaalmeediakanalid, siis muidugi hästi oluline on see, et teha nüüd tasuline kanal, see ei tähenda seda, et kõik muu sotsiaalmeedia nüüd ära nii-öelda kaob tagant. Et kindlasti selline tavapärane asi, mida siis varasemalt sisulooja on teinud, et see nagu jätkub ka edasi ja muidugi kui ka sealt erinevad partnerlusprogrammid ja mis iganes koostööpakkumised sealt nagu tulevad, et siis ütleme sihuke, ma arvan, päris hea võimalus enda igakuist sissetulekut nagu suurendada ja vabamalt elada. Absoluutselt ja miks mitte, eks ole, et kui seal võib-olla muidu toodete ja väikese raha eest tehakse neid koostöösid, siis sageli ka toodete eest, eks ole, et kas sa saad seda toodet kasutada mõnda aega, kui see mõni suurem toode, näiteks auto on või sa saad need tooted omale, kui need on, sõltub tema nii-öelda turuväärtusest või selle toote hinnast, eks ole. Aga miks mitte teha nii-öelda tasulise kanali peal neid review'sid, mida, kui sa julged päriselt välja öelda, kui mõni toode ikkagi jama on, eks. Ja sinna see nii-öelda teravik panna, et miks peaks maksma keegi selle eest. Pluss siis oma elu, eks ole, et see on tavaliselt see, mida inimesed hea meelega vaatavad, et kui keegi juba on tuntum, et mis tal siis nagu köögi poole peal toimub. Aga võib-olla sa räägid ise ka, et mina siin nii-öelda lennult püüan ideesid haarata ja kaasa tulla, eks ole, aga et keda te nagu ise olete näinud oma sihtrühmana või keda te ootate platvormiga liituma? Ma ütleks selliselt, et nagu ka meil praegu hetkel on sisuloojaid suhteliselt seinast seina, siis tuleviku vaates täpselt samamoodi me ootame tegelikult kõiki, et me selles mõttes kätt ette ei pane. Muidugi, mis nagu meie vaates hetkel on see, et me kontrollime väga täpselt siiski, et keda me laseme sinna platvormile. Et mida see tähendab, on siis see, et enne kui keegi inimene saab endale teha siukse sisulooja konto ja hakata nii-öelda siis videoid üles laadima ja nii edasi, siis tegelikult me teeme temaga ikkagi kohtumise ennevalt läbi. Et see on puhtalt võib-olla selline, ütleme, kaitse asi ka meie enda suhtes, et lihtsalt vältida seda, et platvorm ühel hetkel on üleküllastunud mingisugusest sisust, mida tegelikult keegi ei vaata ja mis nii-öelda ka ise on, ütleme, siuksed sisutühjad, et selliste asjade jaoks ongi tasuta kanalid, YouTube, TikTok, kus sa saad tasuta oma sisu üles laadida ja kes vaatab, see vaatab. Isegi TikTok ju võtab sealt suuremad rõvedused maha üsna kiirelt. Jah, et me ise nagu hoiame selles mõttes liini ikkagi, et fänn, kes platvormile satub ja nii-öelda kellegi sisu seal tarbib, et kõik see muu sisu, mis seal ka oleks ikkagi kvaliteetne ja sihuke natuke premium võib-olla selles vaates, et oleks ka selline lihtsalt, et ei tekiks seda tunnet, et mul ei ole mitte midagi sealt tarbida. Et kindlasti, kui me oleme, ütleme, ettevõttena suuremaks kasvanud, siis see protsess ise läheb lihtsamaks, aga hetkel, et hoiame nii-öelda silma peal
ja võib-olla ka sihuke natukene sisuloojatel endal nagu käest kinni, et kogu see protsess oleks võimalikult lihtne ja et saaksime pakkuda nii-öelda vajalikku tuge ja abi igas nii-öelda osas ja küsimuses. Täna on, kuidas ma ütlen, et täna on siis selles mõttes õige aeg liikuda, et saab veel personaalset tuge, et täna ei ole veel kõik automatiseeritud. Kas see natukene seda kasvu ei pidurda teile, et kui sa ütled, et te teete kõigiga personaalse intervjuu, siis meil ütleme niimoodi, et normaalsetel inimestel on 8 tundi, eks ole, alustaval ettevõttel on natuke rohkem tunde päevas. Aga et sa ikkagi suudad tunni aja jooksul läbi viia mingisuguse X arvu intervjuusid, et kas see kasvu teil ühel hetkel ei või pidurdama jääda või kas ei ole midagi sellist, mida robotiseerida näiteks tuleviku vaates? Tuleviku vaates kindlasti, et kui me räägime praegusest tänasest päevast, siis ütleme selline onboarding ehk siis selline platvormile sisuloojate siis pardale toomise nii-öelda meeskond on see, mis meil nagu ka suureneb järjest, et selle nii-öelda nõudlusega siis ütleme nagu vastu tulla, et ütleks sellised, aga kindlasti mingi hetk selline automatiseerimine on asi, millele peab otsa vaatama, mis ära tehakse, et lihtsalt hetkel on mõistlik hoida seda platvormi võimalikult sellise kvaliteetse, puhta ja nii-öelda premium sisuna, et kui me ka laivi läksime, et siis oli väga hästi näha seda momenti, kus mailboxi sattus, ma ei tea, 20 kirja äkitselt korraga, et nemad tahavad ka platvormiga liituda ja hakata sinna sisu tootma. Tänaseks päevaks kahjuks keegi neist kirjale tagasi enam ei vastanud, et see näitab juba seda, et kui oleks see koheselt lahti olnud, et siis oleks siukene spämm-kontode loomine nagu väga kiirelt tulnud. No selles mõttes seda on nagu hea kuulda, et on olemas mingisugune kvaliteedikontroll, mis hoiab heas mõttes täiskasvanulikkusele kanali, eks, et sinna ei tule siuksi väga labaseid naljavideoid üles, et mille eest siis keegi on võib-olla nõus küll maksma, et nagu majandusmudel toimib, aga kasutaja jaoks on võib-olla ebameeldivaid üllatusi täis, eks ole. Aga kas on midagi sellist, mida ma ei ole võib-olla osanud küsida või mida sa tunned ise, et mida sa tahaksid lisada, et meil kell jookseb armutult peale, et me oleme oma vaatajatele, kuulajatele lubanud umbes 20-30 minutilisi selliseid kergeid sutsakaid, et me oleme siin enam-vähem 30 minutit täis rääkinud. Võib-olla lõpetuseks ütleks nii palju, et kes veel ei ole seda äppi endale tõmmake, tehke konto. Tegelikult alguses kingitusena on selline stardi nutsakas raha teil konto peal ka meie pealt olemas, millega te saate seal ringi uurida ja inimeste nii-öelda siis kanalite sisu tarbima hakata, et vaadake asjale otsa ja tõmmake äpp alla. Väga lahe ja mina omalt poolt ütlen, et Most ärikool ju tegelikult väga paljud seda õpetab, mida on seal sisu loomiseks tarvis, ehk kogu seda visuaalset poolt, kogu teksti poolt, eks ole. Ja kes on Most ärikoolist käinud ja õppinud selgeks sellel on nüüd hea võimalus omale veel lisasissetulek tekitada. Ja kes veel ei ole käinud, neid ma soovitan igal juhul saata oma taotlus ja liituda meie kursustega. Aga tänan sind, Kristjan, ja tänan kõiki meie vaatajaid ja kuulajaid. Et on minu jaoks olnud jälle väga hariv pooltund, et tore on targemana siit nii-öelda otsad kokku tõmmata ja minu poolt on kõik. Ja, tänud kutsumast. Tänud ja nägemist. Nägemist.